tere tulemast kuulama meie tänast saadet, kus räägime Eesti kirikute ajaloost. Eesti kirikulugu on pikk ja mitmekesine ning ulatub rohkem kui 1000 aasta taha. Enne Kristuse tulekut oli siinsetel inimestel oma rahvausund. Austati loodust, haldjaid ja esivanemaid ning nõiad ja targad olid kogukonnas väga olulised. Kristlus jõudis Eestisse nii idast kui läänest. Esimesed kirjalikud teated räägivad, et juba 12. sajandil tegutsesid siin misjonärid, kes püüdsid kohalikke ristida. Suurem muutus toimus aga 13. sajandil, kui toimusid ristisõjad ja Eesti alad vallutati. Siis hakati ehitama esimesi kivikirikuid ja kloostreid. Need olid sageli kindluskirikud, sest elu oli rahutu ja kirik pidi olema ka kaitsepaik. Eesti vanimad kirikud ongi pärit 1200–1300 aastatest. Näiteks Valjala kirik Saaremaal, mis on üks kõige vanemaid säilinud kivikirikuid. Samuti on väga vanad Karja kirik, Pöide kirik ja mitmed Lõuna-Eesti pühakojad. Keskajal oli Eestis kokku üle 20 kloostri, mis olid olulised kultuuri- ja hariduse keskused. Reformatsioon 16. sajandil muutis Eesti kirikuelu täielikult. Katoliku kirik asendus luterliku kirikuga, mis jäi sajanditeks Eesti peamiseks usundiks. Samal ajal säilis Setumaal tugev õigeusu traditsioon, mis on seal tänaseni väga elav. Tänapäeva Eestis tegutsevad mitmed religioonid. Suurimad on luterlus ja õigeusk, kuid siin on ka katoliiklasi, baptiste, metodiste ja teisi kristlikke kogudusi. Lisaks on palju inimesi, kes ei kuulu ühtegi kirikusse, kuid tunnevad huvi vaimsuse ja uute usuliste liikumiste vastu. Eesti kirikud on seega palju enamat kui lihtsalt hooned. Need jutustavad meie maa ajalugu, kultuuri ja inimeste uskumusi. Kui järgmine kord mõnda vana kirikut külastad, mõtle hetkeks, kui palju põlvkondi on seal enne sind käinud ja milliseid lugusid need seinad võiksid rääkida.